Ja nüüd jätkame vääriselupaikade elustikulise mitmekesisusega. Ja meile räägib VEP-i liikidest ja väärtustest Indrek. Et palun. Tervist. Mulle tundub, et kõik päris siin saalis vist ei saanud aru Kaupo poolt toodud headest uudistest. Et Kaupo ka tagasihoidlikult rääkis siin numbritest ja kõigest muust, aga sisuliselt ma veel kordan üle, et Kaupo ütles, et RMK plaanib tagada selle, et seni riigimaal leidmata vääriselupaigad saavad kõik leitud või sisuliselt kõik leitud ja olemasolevate kaitset üritatakse tõhusamalt tulevikus teha, nii et ma arvan, et see väärib kolmandatki aplausi. Aga minul on siis rõõm rääkida natukene vääriselupaikadest nende liigilise mitmekesisuse võtmest. Vääriselupaikade peal on igavesti uhke valim meie metsade elustikust olemas, just sellest kõige algupärasemast ja ohustatumast elustikust. See on juba ilusti kirja pandud ka metsaseadusesse, et vääriselupaigad ongi eelkõige kohad, kus me hoiame metsade ohustatud liigirikkust. Nii nagu siit täna on korduvalt mainitud, et see ei ole ainukene ja piisav kaitsemeede, aga see on selline esimene ja hästi loogiline samm, et kui meil on midagi näpu otsaga järgi jäänud, et siis me kõigepealt hoiame selle kõik ilusti ära ja siis hakkame taastama. Mitte ühest otsast ei hoia poolt ja teisest otsast ei tegele selle ülejäänud poole hävitamisega. Nii et siis vääriselupaiga liigid. Näitan teile hulka pilte. Neist suurem osa on sellised, mis on mulle tuttavad ja on siis minu vaade selle vääriselupaikade mitmekesisusele ja elurikkusele. Et esmalt vääriselupaikade metoodika juba loetleb igavese hunniku liike, mille järgi neid vääriselupaikasid üles leida. Siin Leif kiitis, et Eestis tabati ära, et need vääriselupaiga liigid jagunevad 2, et on indikaatorliigid ja elupaiga spetsialistid. Täna ilmselt enamiku jaoks on juba see unustusse vajunud, sest vahepeal on need liigid jälle üheks liidetud ja määruses on nad kirjas hoopis kolmandama nimega tunnusliigid. Need on need, mis annavad siis selle seadusest tuleneva tausta selle vääriselupaiga elurikkuse poole peale, et kui laias laastus vääriselupaikade leidmiseks on vaja vaadata siis 2 sellist tunnuste kompleksi, üks neist on siis struktuurielemendid ja teine ongi siis liigid, siis see liikide hulk ja olem on võetud siin kokku seeni, samblikke, samblaid, soontaimi, mardikaid on vaja vaadata, et mõista, kas tegu on vääriselupaigaga või mitte. Ühtegi loomaliiki näiteks ei ole, mis aitaks vääriselupaikasid leida. See ei tähenda muidugi seda, et loomi vääriselupaikade peal ei ela. Just täpselt, jah, õige. Aga siis nendel liikidel seal numbrite taga on igal ühel oma taust selles auväärt loetelus.
väga suur osa neist on seotud surnud puiduga. Siin väike valim neist. Veel oluline nende liikide puhul on see, et nad reeglina on täiesti õpitavad ka sellisele keskpärasele, nagu näiteks mina siin, et saab selgeks küll, kui vaevaks võtta. Ükski neist ei ole küll liiga tavaline, kuid ei ole ka tingimata haruldus, et metsas käies näeb küll veel erinevaid surnud puidu spetsialiste. Jälle hästi tuvastatavad liigid. Siis vanad haavad, kellest siin täna on ka korduvalt räägitud, jälle omad spetsialistliigid, kes just nende peale elada saavad. Laialehistel puudel samamoodi omad liigid. Ja siis liigid, kes eelkõige räägivad metsade sidususest ja piisaval hulgal vanade metsade olemasolust, kes on paiguti Eesti kõige looduslähedasemates metsamassiivides jätkuvalt suhteliselt tavalised. Teisalt muidugi varjuluste, kes nii väga tavaline ei ole, aga jälle selgelt põlise metsamaa liik. Siis loomulikult kuivendusmõju. Kuivendusmõju koos siis metsade järjepidevusega on tähtis väga mitmele liigile. Laialehine nestik, selline tore kõrreline, mis paljude botaanikute jaokski üsna võimatu määramise ülesanne, aga ilmselgelt seotud jälle meie kõige põlisemate metsamaadega, kõige ulatuslikumate loodusmetsamassiividega, mis on siis ka kuivendamata. Väiksemas skaalas vajab ka häiringut seejuures. Põlendikega seotud liikidest männisoomussamblik, väga vahva tegelane, jälle põlisel metsamaal, piisavalt vanal põlendikualal selline iseloomulik liik. Ja need nimekirjad, neid on siin ajapikku kärbitud ja kohendatud. Viimane muutmine ei olnud üldse kaua aega tagasi. Aga liiga palju neid kärpida kindlasti ei ole mõistlik, sest vaatamata sellele, et Eestimaa justkui oleks selline väikene lapikene, on siin seda elurikkust piisaval hulgal, et Lääne-Eestis on omad vepiliigid, mis väga hästi indikeerivad tegelikult seda metsade kõrget looduskaitselist väärtust. Ja Ida-Eestis on omad, siit neist küll pildi pealt eelkõige see roosapess. Siin on siis 3 vepiliiki ühel tüvel, mis Ida-Eesti põlismetsades ei ole üldse harudane nähtus. On tumepruun taelik polttardnahkis ja siis roosapess, keda Lääne-Eesti metsades jälle peaaegu et ei leia. Eelmine aasta Hiiumaal sai elatud rennaga pikalt põlismetsades, sealsetes ulatuslikes põlismetsades ja ma ei leidnud kordagi seda roosat pessi. Ja
ja siis üsna viimasel välitööpäeval kuskil heinamaa peal, vana heinamaa peal jäi ette üks küünijäänus ja siis selle küünijäänuse palgi peal kasvas siis see roosa vess. Ja siis on sellised kõige-kõigemad liigid, kes ka ei ole küll mingid tingimata hirmharuldased, aga siiski väga erilised tegelased, sest mina olen leidnud neid liike ainult põlismetsadest või siis põlismetsa jäänustest, sellistest kohtadest, kus kunagi ei ole tehtud lageraiet, kus on tehtud võib-olla siis ajalooliselt valikraiet või parem oleks öelda, et kunagi tehti vajaliku puu raiet ehk et sae ja kirvega käsitööna ei raiunud keegi maha neid teiserind jäsakaid saari või siis kuuski. Need olid need, mis aitasid kanda seda elurikkust ja muuhulgas paiguti ka neid selliseid päris põlismetsaliike. Täna suhteliselt haruldased, aga ajalooliselt on enamik nendest olnud päris kindlasti fooniliigid, täiesti massliigid, et näiteks sama punane vistarsamblik või koobassamblik, et Hiiumaa põlismetsades, ta praktiliselt üle ühel puul on need liigid olemas. Ja Mandri-Eestis leiab neid ka jälle piirkondades, kus ajalooliselt oli säilinud ulatuslikumad põlismetsamassiivid. Selline nüüd ajalukku väike vaade, et ega see metsamälu või metsa loodusväärtuste mälu Eestis teab, mis kaugele ei ulatu. Et meil on mingis osas Eestist olemas ja skaneeritud 1950. aastal pildistatud ortofotod, et siin on üks näide neist, et see on Nigula rabast põhja ja metsamassiiv. Ja siin on siis näha, et millised need metsad tol ajal olid. Ja kui nüüd teades seda metsanduslikku ajalugu siia kõrvale, eelkõige siis lageraie ajalugu, siis lageraie on ju ikkagi tänases tähenduses hästi hiljutine moodustis või metsamajandamise viis. Et esimesena Eestimaal hakati lageraiest rääkima siis 1790. aastatel, et meil peaks ikkagi ka hakkama metsakasvatusega tegelema, mitte siis majanduslikus mõttes lagastamisega, et raiutakse vaid neid vajalikke puid. Reaalsuses laiemalt kasutusse jõudis lageraie riigimetsades 1850. aastatel ja laialt levis alles siis, kui selgus, et tegelikult tasubki sellist ühtlast metsa mitte nii väga jämeda palgiga kasvatada, muuhulgas, eks ole, tollase Waldorfi paberivabriku jaoks niiviisi, et raiutakse kõik alal olevad puud. Et varem, isegi kui see raie tehti sellise lageraielaadse moega, siis järelkasv ja suur osa teiserinde puudest igal juhul jäi sinna metsa alles. Ja see oli ikkagi arvestatav
kandmaks seda elurikkust, mille eest riismeid tegelikult tänaseks on meil ikkagi väga palju säilinud. Et mulle vähemalt näib, et me ikkagi elame natuke pettekujutelmas, et metsad, mille me siin täna maha saime, et 100 võib-olla siis 150 aasta pärast on jälle tagasi oma elurikkuses. Et reaalsuses see pilt, mida me tänaste siis uuringute põhjal näeme, sisaldab seda jäänukkomponenti lihtsalt niivõrd palju, et seda tegelikku tõde on seal väga raske hinnata, et kui palju seal on elurikkusest, mis ei olegi muul põhjusel meil alles kui lihtsalt säilinud jäänukina. Et ilmselgelt seda on arvestataval hulgal ja eks tulevik näitab, palju siis meil taastub. On ka kindlasti seda, mis kaitsealade peal kolib ka nendesse vanadesse metsadesse, kui sul on kõrval, eks ole, vana või põline metsaala, aga neid põliseid metsaalasid on ju hästi vähe ja kõik need sisuliselt on vääriselupaigad, nii vähe kui neid alles on. Niimoodi puhtalt vääriselupaikade otsimise ja sellise ajalukku vaatamise eesmärgil joonistasin ma nende 50. aasta ortofotode pealt siis tollased säilinud põlismetsalapikesed, mis on siin pildi peal siis punasena toodud. Loomulikult ei peegelda see Eesti keskmist pilti, sest teatavasti Edela-Eesti, mis siin pildi peal on üks Eesti 3 loodusmetsamassiivist, kus siis põlismetsa oli väga suurtel aladel säilinud veel möödunud sajandi esimesel poolel. Et selle kohta on mitmeid kirjalikke allikaidki, kuidas teadlased külastasid ulatuslikke selliseid soostuvaid metsaalasid, mis nägid väga erilised välja ja mis olid kaetud igasuguste toredate liikidega, kes täna on siis meil sellised haruldased vääriselupaigaliigid. Aga see pilt siis, rohelised on need, mis on säilinud ja kui vaadata, et siis isegi Nigula looduskaitsealal, mis tegelikult ju moodustati 8 aastat hiljem, kui see ortofoto tehtud oli, küll oluliselt väiksemates piirides, kui ta täna on põlismetsa ulatus rohkem kui 2 korda vähenenud, rääkimata siis sellest, mis on mujal toimunud. Mujal toimunud on selline olukord, et 12% on saanud 1,6%, mis tegelikult ei ole ka väga halb. Et tegelikult see seletab ka seda Renno üsna alguses näidatud slaidi, kus Edela-Eestis koondub ikkagi oluliselt suurem vääriselupaikade tihedus kui mitmessegi muusse Eestimaa nurka. Aga kui siia korra veel tagasi hüpata, siis need rohelised killukesed, mis siin näha on, et ega need kõik ei ole siiamaani kaitse all. Nüüd need ilmselt on viimased ripaki olevad tükikesed on nüüd siis muuhulgas ka seal, millest siis Kaupo rääkis, et nad ootavad siis inventuuri, et enamik neist peaks nüüd siis lõpuks olema siis vääriselupaiga staatuse saamise ootel. Aga hiljaaegu saeti neid veel jätkus maha. Siis
neist kahest liigist on täna palju juttu olnud, aga kaks sellist kuulsust, kellest räägivad päris tihti ka metsamajandusinimesed, et arvamusi igasuguseid ja aeg-ajalt kostub, et sulges õhik, eks ole, et see selline fooniliik ja vääriselupaiga indikaatorina ei toimi ja nii edasi. Et siis, kui mul riigiametniku staatuses olles oli palju aega lihtsalt käia metsas lilli nuusutamas, siis muuhulgas jalutasin ulatuslikke metsamassiive niimoodi üksipulgi loodusväärtusi inventeerides läbi, et vaatasingi kõik alates keskealistest puistutest ja otsisin sealt loodusväärtuseid. Üks piirkond, kus siis toimetasin, oli Lääne-Pärnumaa metsamassiiv, mis täiesti juhuslikult on täpselt see sama koht, mida näitas Anneli sellise nüüd lageraiete või ütleme metsade fragmenteerumise näitena. Et see on koht siis Lääne-Pärnumaal Potsepa taga. Ja see on üks koht, mida külastasid siis möödunud sajandi esimesel poolel teadlased, muuhulgas ka botaanikud, kes siis kogusid andmeid Eestimaa siis koguteose tarvis, et kindlasti paljud olete lugenud selliseid uhkeid ülevaateid maakondade kohta, mida terve Eestimaa kohta välja anda ei jõutud, aga Pärnumaa kohta on see olemas. Et see viide on siin. Selles raamatus mitme koha peal kirjeldatakse siis Pärnumaal iseloomulike metsadena just neid samu ulatuslikke põlismetsaalasid ja väidetakse, et tõenäoliselt on tegu kohtadega, kuhu inimese jalg veel ei ole jõudnudki. Ilmselt need botaanikud ei pingutanud väga üle, kuigi ütleme nii, käidi kogumas ja see on üks nendest kirjeldustest, mis meil on olemas, tegelikult mitte üldse kauge aja tagant kõrvale panna sinna, eks ole, Piiperi alutaguse põlismetsade kirjeldusele näiteks. Ja seal Potsepa taga metsamassiivis, muuhulgas seal on loetletud ka igasugune või igavene hulk erinevaid liike, muuhulgas ka räägitakse sulgest õhikust, kes nii nagu seal on kirjas, et esineb massiliselt, üldosas veel kirjeldatakse seda, et kuidas kõik puud on kaetud sulgeõhikuga ja väga paljudel puudel kasvab kopsusamblikku. Ja nüüd tänane seis selles metsas on selline, et sulget õhikut oli siis nendel kildudel järgi jäänud ja natukene võib-olla raske hoomata, et see ala on tegelikult ikkagi väga suur. Et 70 ruutkilomeetrit metsa ei ole mingisugune killukene kuskil, vaid see on ulatuslik metsamassiiv. Ja siis need alles jäänud tükkidest kaks suuremat, et see on kaitseala ja see on kaitseala. Ja see neist varsti enam ei ole kaitseala. Et vananenud kaitsekorraga ala, mida ilmselt ei peeta piisavalt põhjendatuks edasi hoida, et siis sisuliselt jääb sellel alal alles selline jupikene, kus sulgesõhik kasvab. Et see jälle ei ole Eesti keskmise ilmestamiseks objektiivne näide, aga ta ei ole ka keskmise võib-olla on, sest meil on ju igavene hunnik piirkondi, kus liik ongi hävinud juba. Ütleme, teatud metsatüüpides peaks olema sulgesõhik tõesti kõikjal lausaliselt olemas.
sama asi kopsusambriku kohta. Et seda liiki on loomulikult veel vähem. Need, kui palju põlismetsas ühte või teist liiki hektari kohta esineb, on minu sellised julmad tuletised, et 3 puud hektari kohta ei ole liiga palju, aga ütleme, keskmiselt tuleb ta kindlasti põlismetsas ära. Nii et 2600 korda on vähem kui ilma majandustegevuseta. Ma siin ei räägi, eks ole, sellest, et tegelikult need niidud, mis siin piirkonnas on, et need oleks ju ka metsad ilma inimeseta, aga puhtalt see on majandustegevuse mõju, mis siit paistab. Et on tähtsad liigid küll, et kelle viimaseid asualasid tasub ikka tallel hoida. Siis tegelikult ma plaanisin vaadata ohustatud liikide siis osakaalu nende vääriselupaiga tunnusliikide hulgas, kuna ohustatuse hindamine Eestis parasjagu käib, siis sealt veel väga head ülevaadet ei saanud. Aga mis ma tegin, vaatasin keskkonnaregistrit ja vaatasin siis vääriselupaikade peal esinevate kaitstavate liikide elupaikade hulka, mis siis valdavalt jäävad siis vääriselupaikade peale. Tulemused on siin. Loomulikult mõnes mõttes võib ju siin kohe arutleda, et kaitsealade peal või siis vääriselupaikade peal on ju tehtud inventuur ja seal on siis loomulikult leitud ka kaitstavaid liike rohkem kui mujal, kus inventuuri tehtud ei ole. Reaalsuses kaitstavaid liike vääriselupaikade inventuuri käigus on kirja saanud väga vähe. Et kaitstavaid liike indikaatorid ja nende tunnusliikide hulgas on paras hulk, aga muu hulgas ei ole need keskkonnaregistrist tõstetud ka kaitstavate liikide kihi pealegi enamasti, et seda on tehtud lokaalselt. Nii et tegelikult ma arvan, et see pilt ei olegi nii väga kallutatud selles mõttes, et kaitstavaid liike nende vääriselupaikade peal ei ole keskmisest enam inventeeritud. Aga ega see midagi müstilist ka muidugi ei tule, välja arvatud mõned ootuspärased tulemid, et näiteks 3. kaitsekategooria seenia samblikke on lausa 68% siis potentsiaalsetel vääriselupaikadel ehk siis vääriselupaiga eelvalikualadel ja 32% olemasolevatel vääriselupaikadel, et suur osa nendest 3. kaitsekategooria seentest samblikest ongi vääriselupaiga liigid, neid on üldse hästi vähe meil kaitse all ja arvestatav hulk neist on just seesama kopsusamblik, kes on seal registris ja vääriselupaikadel. Aga kui loomi, eks ole, ei ole vääriselupaikade tunnusliikide hulgas, siis loomulikult seal neid elab. Esimese kaitsekategooria liikidest lausa 9% jääb vääriselupaikade peale, olemasolevatel vääriselupaikadele, et neil olemasolevatel või nende vääriselupaikadel on ikkagi arvestatav tähtsus ka muuhulgas näiteks kotkaste elupaigana, mis on ka jälle hästi loogiline, et need kõige vanemad ja väiksema inimpuutumusega metsad ongi just need, kus siis võiks ka elada kotkaid ja mustoonekurgi ja nii edasi. Ja lausa ligi pool sellistest liikidest
jäävad siis vääriselupaiga eelvaliku päringualade peale. See hõlmab muuhulgas ka kaitstavaid alasid, et sealt ei ole välja lõigatud siis kaitsealuseid alasid, et ehk eelvalik sisaldabki meie kõigemad metsi ja mis on loogiline, et seal võikski siis väga suur kontsentratsioon olla nendel kaitstavatel liikidel. Ehk et 1% on, eks ole, meie metsamaast vääriselupaigad ja seal peal kogu meie kaitstavate liikide olemist on 8%. Ma arvan, et see on päris arvestatav kaup, mida teha looduskaitse mõttes ka. Ilmselge, eks ole, et ma siin ei väida, et kaitsealad või kaitsealasid need vääriselupaiga killukesed asendavad, aga jälle see, et kui sul on väärtus, siis minimaalne on see, et sa neid ei hävita, vaid paned tallele, ja taastamine ja hoidmine peaks käima käsikäes. Ja siis veel selline slaid. Elast Parmosto on hästi vahvalt Torikseente raamatu eessõnas rääkinud sellest, kuidas Eestis majandusmetsade Torikseentega on pilt selge. Kuidas see sõnastus täpselt on, aga siis meil on ka põlismetsad, kus võidki jääda leidma uusi ja huvitavaid ja kõike põnevat, et on kohad, mis on säilitanud oma saladuse. Ehk et vääriselupaigad oma elurikkuses ja sellest arusaamiseks ma proovin nüüd siia joonistada sellise skaala, et ühte otsa paneme vääriselupaiga ja siis sellel skaalal on loomulikult ka teine ots. Nimetan siis seda väärituks elupaigaks. Need pildid on tehtud kõik eelmisel aastal Pärnu linnas. On niisugused uhked, väga põnevad, suured prügimäed, prahipaigad, kus kehtib täpselt seesama, mida Erast on rääkinud põlismetsade kohta. Et sa võidki jääda sealt leidma väga põnevaid asju. Kõigile ma ei ole veel jõudnud isegi nime külge panna, et mis palmisugulane see seal metsas kasvas, aga neid skaala erinevaid otsi on tegelikult päris lihtne sassi ajada. Et peale vaadates on üks sama, eks ole, ja tihti debattides seda ka tehakse. Et kui ta nüüd niimoodi siin on joonistatud, eks ole, et meil on kohad, kus tegelikult ei ole omamaist mitte midagi, kus on toodud elurikkus, kus ei ole seda, mis algupäraselt on mitte midagi järgi jäänud, siis see ei ole võrdleline sellega, mis meil olnud on. Ehk et lagera ja lankidel on loomulikult elurikkust ja võib ainult õnnelik olla, et neid ei mürgitata samal moel kui meie põlde, kus meil tuleb, eks ole, söök ja kus liblikadki ei suuda enam elada. Aga ometigi ei ole seal seda, mis on olnud. Ehk et kui me muud nendest vääriselupaikadest ei mõista õppida, siis vähemalt seda,
et need on kohad, mis aitavad meeles hoida seda, mis meil olnud on. Et milline on puhas vesi. Et see, kui eurodirektiiv kehtestab solginormid, ei tähenda seda, et see vesi on nüüd see, mille üle peaks rõõmu tundma. Täpselt sama on nende põlismetsade ja vääriselupaikadega, et on tore teada, et milline on päriselt puhas vesi ja milline on päris mets oma elurikkuses ja selle sellises tänases mõistes juba ülekülluses. Ja kõik siis. Suur tänu Indrekule. Kes soovib küsida? Kõige kaugemal soovitakse. Oli väga huvitav ja sisukas ettekanne ja selle ettekande esimeses osas näitasid sa paljusid selliseid haruldasi liike. Nad on enamasti vääriselupaikade indikaatorliigid ja pole kahtlustki, et sa oled üks nende liikide parimatest tundjatest Eestis ja väga paljud nendest põlismetsaliikidest ongi sellised, kelle tundjaid meil Eestis on võib-olla nii palju, et võib ühe käe sõrmedel kokku lugeda ja sellest tulenevalt on minul küsimus, et kuna sa nii hästi neid tunned ja hea vääriselupaiga ekspert oled, et kas sul on olemas ka vastav kutsetunnistus vääriselupaiga määramiseks? Ja kui ei ole, siis mis põhjusel? Aitäh! Indrek teab väga hästi, et mul seda tunnistust ei ole. Muidugi ei ole ma kaugeltki nende liikide üks parimaid tundjaid, sest kõikide nende liigirühmade jaoks on Eestis ikkagi spetsialistid, et mina olen lihtsalt see, kellel on õnne metsas elades näod meelde jätta ja lisaks ka neile siis nimed külge panna, aga miks mul seda ei ole, ei anta. Aga ei, võib-olla siis siiski tulevikus omistatakse see õigus muuhulgas ka Eesti parimatel nende liikide tundjatel minu teada ei ole seda litsentsi, nii et tänud!